Kes sa oled? Ma olen terapeut, ma olen nõustaja ja tegelen igapäevaselt siis infovälja ja sagedusteraapiaga. Mis ei ole üldsegi nagu mitte nagu tavaline? Ei ole. Et mitte tavaline terapeut, mitte tavaline nõustaja, vaid siiski? Siiski ja selles mõttes on sul täitsa õigus, et keegi teine Eestis ei tegele sellega. Ehk et minu teraapia eripäraks on see, et ma kasutan selleks teatud tehnoloogiat. Tehnoloogia, mis on välja töötatud teadlaste poolt, filosoofide poolt, erinevate elualade inimeste poolt Saksamaal ja see on mõeldud selleks, et me saaksime ligi inimese infoväljale ehk et sellises kõige lihtsamas sõnastuses öelduna tema alateadvusele. Ehk et me saaksime analüüsida seda, vaadata, mis on ütleme tema mingisuguste probleemide või sümptomite algpõhjused ja neid ka siis hakata ära lahendama ja ühesõnaga minu ülesanne on siis pakkuda välja erinevaid lahendusi, erinevaid võimalusi, kuidas inimene saaks seda ära lahendada. No, millised need probleemid on, millega inimesed tulevad? Kuna ma olen tõesti seda tööd teinud juba 4,5 aastat, siis neid probleeme on olnud nii seinast seina. Need võivad olla füüsilised sümptomid ehk et need võivad olla diagnoositud haigused. Juba isegi, jah. Need võivad olla psüühilised häired, need võivad olla ka lihtsalt sellised inimlikud probleemid, kus inimene ütleb, et tead, ma olen oma eluga kusagile ummikusse jooksnud ja ma lihtsalt ei tea, mida edasi teha, kuidas edasi teha. Et kas see infoväli, kas see alateadvus tegelikult püüab mulle mingisugusel moel seda märku anda, et kuhu poole ma edasi peaksin liikuma, sest selline teadvuslik pool ei suuda seda nagu hoomata või ei suuda nagu sellest aru saada. Kui näiteks mina ei tea, kuhu poole ma nagu peaksin suuna võtma, siis missugune on see info, mida see masin siis minu seest nagu otsima hakkab? Et oletame, et mul on nagu mitu valikut, eks ole, ja ma ei tea, kuhu poole liikuda, siis kas see on nagu mingi mõtte tasandil, et ma olen siis justkui nagu idee oma peas siis nagu juba kuskile poole liigutanud ja siis see masin ühesõnaga otsib välja, et missugune idee on kõige tugevam olnud või kuidas see käib? No tegelikult ongi niimoodi, et me tihtipeale oma mentaaltasandil, oma mõttetasandil mõtlemegi midagi välja ja me oleme nii tored ja tublid, et me püüame ka teinekord mõttetasandil endale päris palju maha müüa, et missugune valik on meile kõige parem. Nüüd selle infovälja analüüsi tulemusena me tegelikult näeme ära sellised tasandid, millest ühtepidi on natuke raske rääkida, aga need tasandid on alateadvus, see on see psüühika. Ehk et kui me räägime inimlikus keeles, siis tegelikult see, mida nüüd inimene päriselt südamest, kogu hingest tahaks teha. Nagu kirg. Mis on just nimelt, mis on see tema tee? Ja see võib olla väga erinev sellest, mida ta on oma mentaaltasandil välja mõelnud. Eks ole, siis seal on hirmud vahel? Just nimelt, et seal on eeldused, seal on ootused, teinekord hirmud ja igasugused muud sellised mitte temast olenevad mõjutajad. Ja nüüd selle masina abil on tõepoolest võimalik vaadata ja peegeldada siis otse ja ilma filtriteta inimesele seda, mis tema infoväli ja mis tema kogu olemus oma nii-öelda kõige sügavamal tasandil tegelikult soovib. Mis on see kõige tõenäolisem viis, mismoodi ta võiks edasi liikuda? Ma saan aru, et sa oled selle enda peal nagu väga korralikult läbi proovinud ja katsetanud. Niivõrd, jaa. Nii, kui palju see masin, nii kummaline, et me räägime, eks ole, see masin, et võiks öelda, et mingid tehnikad või strateegiad või, aga me räägime masinast, konkreetselt masinast. Kui palju see masin on sinu elu muutnud? Ma ei saaks öelda, et nüüd see masin on midagi muutnud. Ärme rõhuta seda masinaks. Me rõhuta seda masinat, vaid me rõhutame seda, et selle masina abil, kuna ta on minu tööriist, on mul lihtsalt väga kiire ja efektiivne võimalus anda inimesele kohe see vastus kätte, eks ole. Et see masin on küll teatud mõttes minu elu muutnud, sellepärast et enne, kui seda masinat Eestis veel ei olnud, ehk et see oli circa 4,5 aastat tagasi tänaseks, siis olin mina ka teelahkmel. Nii. Ma täpselt ei teadnud, mida ma tahan teha. Olgugi, et mu elu on viinud mind teatud perioodist alates kogu aeg kuidagi nii-öelda nüginud sinnapoole, et ma peaksin tegelema inimestega. Aga see tööriist või see viis, kuidas nendega tegeleda, oligi nüüd ütleme senimaani teadmata, kuni saabus see masin Eestisse. Anna sellele masinale nime. See masin, tema nimi, ma kutsun teda temaks ehk mitte see, vaid ta on Time Waver. Korras.
ja Timewaveri süsteemi selline tutvustus oligi siis kuskil ütleme 4 aastat tagasi või natuke rohkem aega tagasi Eestis. Ja kui ma sellel tutvustusel olin ära käinud, siis ma sain aru, minu lamp läks nagu lõplikult põlema, et ma sain aru, see on nüüd see viis, see on see tööriist, millega ma saan edasi liikuda, sest et iga kord, kui näidati seal, et mis sellega on võimalik teha, siis ma püüdsin ennast veenda, et no nüüd enam sügavamale ei ole võimalik minna ja iga kord ma jälle eksisin, et on ikka jälle võimalik sügavamale minna ja veel sügavamale. Ehk et tegelikult seesama see infovälja analüüs on täiesti lõputu võimaluste ja nii-öelda analüüsi, just nimelt võimaluste jada, et see on lõppematu. Näiteks too mulle mõni näide, enda kujul, et enne seda Timewaverit ja pärast. Mis oli enne ja mis juhtus pärast? No eks igal inimesel on erinevatel eluvaldkondades ja erinevas elu nii-öelda sellises etapis mingisugused väga konkreetsed muudatused. Kes teeb kannapöörde ühel või teisel moel, siis mis võib-olla minu enda puhul oli kõige olulisem, oli see, et ma sain aru aina selgemini, et elus ja maailmas on seda nähtamatut, mida ei saa käega katsuda, mida ei saa tunnetada ja mida ei saa oma kõrvaga kuulda, et seda on nii palju rohkem, kui ma siiamaani arvasin. Ehk et sisuliselt selle kohta täna võib öelda, et ma sain palju-palju rohkem teadlikumaks. Minu teadlikkus sellest nii-öelda nähtamatust maailmast ja ma ei räägi siin lihtsalt mingisugusest või mingisugusest sellisest asjast, vaid pigem sellest, kui tähtis on see, mida me tunneme enda sees. Mitte ainult see, mida me mõtleme või mida me silmaga näeme või mida me kõrvaga kuuleme, aga on nii palju seda, mis mõjutab meid, mida ei ole võimalik sellisel moel tajuda oma kõige, ütleme, selliste primitiivsemate tajudega. Näiteks nagu see, et kui tihtipeale ma küsin inimeselt, et mida sa tunned, mis on see seisund, siis nendel on väga-väga-väga raske seda teinekord selgitada. See on selline väga hea tunne, aga ma ei tea, ma ei ole sellele kunagi tähelepanu pööranud, et see pole nagu olnud oluline. Ja vaata, see on just nimelt see, millega ma tänaseks olen tegelenud nii enda puhul hästi palju, aga ka just kui klienditöödes selles mõttes, et aru saada, mis on see sinu seisund. Ja kui see seisund sind täna ei rahulda ja kui sa oled selles seisundis väga-väga kaua aega, siis see ahel muudkui kerib ja kerib ja kerib ja lõpuks ühel hetkel tekib see nii-öelda probleem või sümptom ükskõik millisel kujul. Ja siis on inimene nii-öelda augus, ehk et ta ei oska sealt ise enam välja tulla. Absoluutselt. Ja mida rohkem sa oled justkui teadlikult selles oma tunnetuses ja tajud kogu aeg oma seisundit, siis seda kiiremini sa nii-öelda saad endal sabast kinni, et sa ei kuku sinna auku, vaid et sa oled teadlikult endaga pidevas töös. Ja see on vast kõige olulisem muudatus, mis oli enne Timewaverit ja mis on täna. Sest Timewaver toob hästi palju välja just nimelt neid aspekte, mis on kellegi jäänud nii-öelda märkamata, töö tegemata. Olgu see näiteks mingisugune kaotus, valu, on see lein, on see mingisugune trauma, millest ta ei ole välja tulnud. Olgugi, et ta arvab, et on sellega, ütleme mõttetasandil palju tööd teinud, siis kusagil on midagi jäänud lahendamata, mingi asi on jäänud märkamata. Näiteks leina puhul ütleme, et inimene ongi leinaseks ja ta on surunud alla, eks ole, neid tundeid ja seda valu, eks ole. Ja nüüd siis see masin, tema, siis missugust infot üldjuhul ta siis nagu annab, mis ütleb, et vot sul on need asjad, milleks sa peaksid veel tegelema? No tegelikult ta ütlebki väga selgelt nii-öelda kirjena tuleb mulle siis tekstina tuleb arvutiekraanile, et sellel inimesel ongi nii-öelda lõksu jäänud emotsioon ja see on lein. Ahaa, kohe nii otse ütlebki? Täiesti otse. Et on need erinevad emotsioonid, on need erinevad traumad, kas need on juba lapsepõlvest, et tegelikult see on see siis minu kui nõustaja terapeudi ülesanne uurida välja, kuule, aga mis ajast hetkest alates sul on need asjad. Siis teinekord tuleb välja, et jah, see on olnud juba väga pikka aega, aga et inimene ei ole mõelnud selle peale, aga ometigi see trauma või lein või mingisugune väga raske tunne on temaga käinud kaasas terve elu. On olnud teatud mingisugused indikatsioonid, kus inimene nagu saab aru, et midagi nagu on paigast ära, aga ta ei saa aru, mis asi see on. Üldjuhul, kui ma kohtun inimesega esimest korda, siis meie kohtumine iseenesest juba kestab 2 tundi, siis minu
selline soovitus on anda ikkagi inimesele selline kodutöö teha. Siiski saab ka kodutöö. Vaata, asi on selles, et hoolimata sellest, et ma teen tööd masinaga ja analüüsin selleks nii-öelda kasutades ühte teatud tööriista, siis ega see masin seda probleemi ju ära ei lahenda. Eks ole ju. Ta võib olla tema suure tähega. Ta võib olla tema. Aga lahendada tuleb ise. Ja, aga teatavasti ka, kui inimene läheb arsti juurde, siis inimene teinekord eeldab, et see arst teeb ta terveks. Absoluutselt. Kui sa lähed tervendaja juurde, sa eeldad, et see tervendaja teeb su terveks. Absoluutselt. Ja kui ta ei tee, siis ta on sossjap. Just nimelt. Ehk et kõige olulisem nüanss kõige selle juures, mida ma täna teen, on just nimelt see, et ma peegeldan inimesele seda, mis toimub tema infoväljas alateadvuses. Aga nüüd, et seda lahendada, et sellest olukorrast välja tulla, on vaja inimesel hakata tööd tegema ja seda ta ei oska. Õige. Ehk et siin on see koht, kus ma enamasti lõpetan oma seansid, mis enamasti põhiliselt nii lõpetangi, kus ma annan inimesele koduse töö, ta hakkab kusagilt kas või väikeste millimeetri suuruste sammudega liikuma edasi selles suunas, mis on tema nii-öelda taotletav tulemus, mis on see seisund, mida ta tegelikult soovib. Ehk et jätame kõrvale see, mis on valesti, jätame kõrvale selle probleemi, aga vaatleme hoopis seda, mis on see seisund, mida ta soovib ja ta hakkab selle nimel tegema ise tööd, ehk et ta võtab 100% vastutuse enda kanda. Sest kui ta seda ei tee, siis ei muutugi mitte midagi. Minu vaatenurk asjale on see, et jah, me võime teada saada, et sul on olnud see trauma, sul on olnud see probleem, sa ei ole neid asju märganud, sa ei ole neid ära lahendanud. Aga ma ei taha, et see inimene läheb koju ja nii-öelda sukeldub nende sisse. Just väga õige, kusjuures. Ma olen sama arvamusel. Vaid just nimelt keskendub nüüd sellele tervenemisele. Sest kui me räägime ka täna, räägime meditsiinist, siis absoluutselt kõik teavad, et inimese füüsiline keha on ise tervenev mehhanism. Aga kuidas seda aktiveerida? Kusagil on läinud midagi paigast ära, see võib olla füüsilises kehas, et keha keskkond on vale, on olnud pidevat stressi, on olnud kõik võimalikud nii-öelda toetavad faktorid, mis on aktiveerinud selle haiguse või haigusseisundi. Aga kui me teame, et jah, et seal on tegelikult olnud aastaid tagasi võib-olla toimunud mingisugused sündmused, mis on ahelana viinud ta siiani, siis meil ei ole vaja mitte keskenduda sellele ja fokusseerida sellele. Ja uuesti seda läbi elada, jälle tunda neid samu tundeid. Vaid me tegelikult vaatame nüüd, okei, oli, mis oli. Aga mis on nüüd taotletud seisund? Ehk et me pöörame otse kui selja kõigele sellele, täname seda olukorda, heakene küll, me võtame omaks, et me tegime nii, me elasime nii, meil olid sellised valikud, aga nüüd on tegelikult meie fookus hoopis sellel nii-öelda tervenemise protsessil ja selleks on vaja teha tööd. Ehk et on see hingamine, on see kas või meditatsioon või palve mõne inimese jaoks, see võib olla lihtsalt jalutuskäik. Vahet ei ole, missugune praktika see on. Aga kui ta fokusseerib ennast selleks hetkeks iseendale, minnes enda nii-öelda sisekaemusesse, siis tuletades meelde, mis on see tema taotletud seisund, siis see on see töö, mida ta saab iseenda hakata tegema nüüd. Liis, miks sa seda nagu kõike teed? Mis see sulle nagu endale annab? See on minu kirg. See on mu kirg ja ma ei tea, mida muud ma tahaksin teha. Kui ma võtaksin selle praegu sinult ära. Ära võta. Ära võta. Et kui ma võtaksin selle sinult praegu ära, siis kes sa siis oleksid? Vaata, see on nii suur osa minust. Aga mitte see masin, kui selline ei ole mitte suur osa minust, vaid kogu see maailm, kogu see inimeste olemus, see inimeste informatsioon, kõik see, mida ma täna näen, on see masin olemas või ei ole, vahet ei ole. Siis minus on ikkagi vaata see kirg ja huvi ja uudisimu kogu aeg näha ja vaadelda inimesi natuke teise nurga alt kui kõik teised võib olla. Sa oled see vaatleja. Ma olen vaatleja ja ma olen peegeldaja. Ma ei anna inimestele hinnanguid, sest absoluutselt iga klient, kes minu uksest sisse tuleb, on ta minu jaoks ju nii-öelda tühi leht. Ta tuleb uksest sisse ja ta hakkab rääkima seda oma lugu, siis mina kuulan ja saan talle peegeldada vastu seda siis, mis temas tegelikult toimub.
kui raske on inimestel jõuda õnnelik olemise tundeni? See on huvitav küsimus, sest et ma küsin seda väga tihti oma klientidelt. Mis asi see õnnetunne on üldse? Ja ma pean sulle tunnistama, et nende aastate jooksul, kus ma olen inimestega tööd teinud, siis ma võin julgelt väita, et üle poole inimestest ei ole mitte kunagi vähemalt teadlikult tundnud õnnetunnet. Mis tähendab, et nad ei tea üldse, mis asi see ongi. Täitsa loogiline. Ja see on nüüd see koht, kus ma küsin, et aga kui sa ei tea, mis asi on õnnetunne, kuidas sa siis tead üldse sellesse seisundisse ennast loota nii-öelda viia? Eks ju? Ehk et mis see õnnetunne on ja õnnetunne, ma arvan, et on absoluutselt iga inimese jaoks täiesti midagi erinevat. See õnnetunne võib olla ühe inimese jaoks 1 000 000 eurot arvel, teise inimese jaoks on see, et ta pere on terviklik, õnnelik, terve ja hästi toimiv. Ja kolmanda inimese jaoks on see õnnetunne, kui ta saab ronida Kilimanjaro tippu. Just nimelt. Ja see õnnetunde saavutamine on täpselt samamoodi isiklik, individuaalne. Ma arvan, et minu ülesanne selle õnnetunde juures või selle õnnetunde mõtte juures on see, et justkui aidata inimest nii-öelda sellest, just nimelt sellest mäeahelikust sinna üles tippu, et ta näeks iseennast oma elu natuke teistsuguse nurga alt. Ja võib-olla ta sealt leiab selle õnnetunde ka üles. Hoolimata sellest, mis on tema taust, hoolimata sellest, mis on olnud tema enda lapsepõlv, kus ta pärineb, kus ei ole võib-olla olnud seda hoolitsust, armastust, seda eeskuju, et kus ta näeb, mis on õnn, mis on õnnetunne, mis on tõeline selline turvatunne, eks ole, siis võib-olla justkui selle nii-öelda eneseanalüüsi tulemusena ta jõuab ükskord sinnani. Kas on ka inimesi, kes on tulnud ja ütelnudki välja, et ma tahan olla lihtsalt õnnelik ja siis, kui ta on, ütleme, selle protsessi endaga läbi teinud, siis ta saab aru, et see õnn, mida tema otsis, ei olnud üldsegi mitte see õnn. Absoluutselt. Et siis ta on leidnud mingi hoopis täiesti teise erineva suuna ja leidnud, et see õnn peitus hoopiski seal nurga taga, kuhu ma üldse ei osanud vaadata. Absoluutselt. See on enamuste puhul niimoodi. Leida elus tasakaalu on väga raske, sellepärast, et sul on nii palju kohustusi ja meie väga suureks vaenlaseks on aeg. Ja siis sa nagu lappad ja siis sa vaatad, mida sa jõuad selle ajaga ära teha. Et kui see aeg justkui on nagu, selline tunne on nagu, et meil on mingi kogus, nagu liivakell, eks ole. Et sul on nagu mingi kogus aega ja mingisugusel hetkel sulle hakkab tunduma, et seda aega on nagu nii väheks jäänud ja siis sa hakkab tormama. Ja siis sa lappad sealt, kus nagu lapata saab. Ehk et haarad igalt poolt kõike natukene ja tekibki täielik segadus, eks ole? Tasakaalutus, täiesti tasakaalutus. Muide, on üks hästi hea selline võrdlusmoment või selline näide sellele, mida ma oma klientidele enamustele räägin. On see, et kui sa tunned, et sa oled tasakaalust väljas, ehk et sa just nimelt lappad ringi, siis kui sa oled kunagi näinud tornaadot, siis sa tead, mis seal keskel on, seal sees. Tühimik. See on see tornaado silm, eks ole? Kui sa oled tasakaalutu ja just nimelt haarad kõike ja nii-öelda ummisjalu tormad kusagile, siis oled sa iseenesest selles tornaados. Sa vihised ja vuhised ringi koos kõige sellega, mida see tornaado endaga kaasa on võtnud. Aga kui sa nüüd mõtled selle peale, et sa oled seal tornaados, siis tegelikult sul ei olegi ju kontakti iseenda selle sisemusega. Sa ei saagi aru, mida sa teed, sest et tornaados on täielik segadus. Aga kui sa tõmbad oma fookuse sellele keskmele ehk et sellele tornaado silmale ja oled täielikus vaikuses, sisemises vaikuses ja ei otsi väljaspoolt kõike seda, mida täna pakutakse, siis jõuad sa kohe tasakaalu. Sa näed oma elu iseennast hoopis teistmoodi ju. Sa vaatad ainult, kuidas ümberringi mingi möll käib. Aga ja, minul siin on päris hästi. Kusjuures ma praegu hakkasin nagu ette kujutama, päris nagu toimib ja et sa nagu tuled siia keskmesse ja kõik see ülejäänud sinu ümber nagu lihtsalt teeb oma. Ja see ei tähenda vaata ja sa ei vii ennast äärmusesse, vaid sa just nimelt viid ennast tasakaalu. Sa näed elu, inimesi, olukordi hoopis teise nurga alt. Ja see on see põhiline harjutus, mida ma ise teen. See on see, mida ma tihtipeale inimestele soovitan. Et iga kord, kui sulle tundub, et asi läheb käest ära,
ja sa pöördud oma nende nälja, selle vajaduse kustutamiseks või rahuldamiseks endast väljapoole, otsid väljapoolt mingisuguseid lahendusi, uusi suundi, uusi arvamusi, uusi tehnikaid, siis tegelikult see ei toida sind. Too ennast siia samasse nüüd tagasi, pane kas või korraks silmad kinni, hinga mõned korrad sügavalt sisse välja ja vaata, mis sul päriselt südames toimub. Hästi palju on kindlasti seda tornaadot tekitab selline võrdlus, pidev võrdlus teiste inimestega. Et kuidas sa siin nagu nõu annaksid? Vaata, seesama võrdluse ja hinnangute andmine on meile ju lapsepõlvest sisse kodeeritud. Ehk et kui sa mõtled kas või ütleme haridust ja haridussüsteemi, et kui sa lähed kooli, siis kurb tõsiasi on see, et kui mina lapsena koolis käisin ja õppisin ja mulle pandi hindeid, siis halva hinde said sa enamasti siis, kui sa eksisid. Ehk et tegelikult kodeeriti meile automaatselt sisse, et eksimine ei ole lubatud. Sest kui sa eksid, siis sa kukud läbi. Ehk et hinnangute andmine on lapsepõlvest peale olnud väga-väga oluline, sest juba klassis, kes sai halva hinde, teda ju natuke nagu mõnitati, tema peale nagu vaadati natukene kehvasti. Et sa pidid olema kogu aeg hästi tubli, sa pidid kogu aeg hästi õppima, sinult oodati seda, sinult eeldati seda, see oli norm. Ehk et see hinnangute andmine on selles mõttes üsna selline karuteene meile kõigile. Kuna oli sinu elu viimati tasakaalust täiesti väljas? Ma ei mäleta, millal see viimati oli, aga ma mäletan, millal see oli esimest korda. Nii. Ma arvan, see oli siis, kui ma olin 14-aastane ja ma kaotasin oma isa. Ja kui ma nüüd päris süvitsi lähen sellega, siis ma arvan, et minu selline oluline, seesama teadlikkusega seotud teekond on sellest alguse saanud. Nii. Ehk et alguses tekkis tohutu kaotus. Isa oli väga tähtis. Isa oli väga tähtis muidugi, kellel ei oleks. Ehk et vaip tõmmati jalgelt ära, lapsepõlv lõigati niimoodi ära. Ja siis ma sain aru, et nüüd on kõik teistmoodi. Ja siis oligi tohutu tasakaalutus, kaos, nagu ma ütlesin ennem. Ma arvan, et see tasakaalutuse olek on tänaseks mind toonud siia, kus ma täna olen, tasakaalus. Ehk et see tasakaalutu olek on teinekord isegi vajalik meile kõigile. Ehk et see augus käimine on meile kõigile vajalik selleks, et me saaksime aru, mis siis selle vastand on, mida me selle asemele tahame. Sest läbi selle me õpime ise ennast tundma. Et kui sa ei tea, mis on halb, siis sa ei saa teada, mis on hea. Täpselt nii ongi. Samas ma mõtlen lapsevanemana, ma tean seda lauset väga hästi. Lapsevanemana ma mõtlen selle peale, et Jesus, aga ma tahan oma last hoida sellest, et ta ei kukuks sinna auku. Ma tahaksin, et ta väldiks neid haiget saamisi ja ma tahaksin, et ta ei peaks nii palju haiget saama, kui võib-olla mina sain. Kas ma mõtlen valesti? Sa ei mõtle valesti, sa mõtled täpselt nagu üks ema mõtleb. Noh, eks ju. Ma olen ka ema ja eks ma olen mõelnud seda sama, aga täna ma saan aru väga selgelt sellest, et kõik kukkumised on vajalikud. Sa võid kukkuda, sa võid eksida, sa võid haiget saada, sest see on kõik elu väga-väga oluline osa. Et mina täna oma lastele ütlen, et kuule, et sa võid täitsa rahulikult eksida. Sa võid täitsa rahulikult teha vigu. Aga ole selle juures kohal ja õpi sellest. Et ma arvan, et need aukudesse kukkumised ja et sa kardad kellegi teise pärast ei ole mõtet väga, sest need kukkumised tulevad niikuinii. Sina ei vastuta kellegi teise augu või mitte auku kukkumise eest. Ja sa ei saa teda kaitsta ka selle eest. Sest see on tema teekond. See on tema õppeprotsess ja me ei saa ja me ei tohigi võtta mitte kelleltki ära seda õppeprotsessi. Ehk et me peame laskma nendel kõigil teha omad vead. Loomulikult see ei tähenda seda, et saadata uksest välja ja head teed. Et tegelikult on lapsele ju kõige olulisem see, et isegi kui ta on täiskasvanuks saanud, et ta läheb kodust välja, et ta teab, et tal see baas, vundament, see turvatunne, see kodu, kus ta on läinud teele, et see kodu on tal alati ja kogu aeg olemas. Ema ja isa näol või ema näol ainult,
kuidas iganes see olukord on, aga ta oma sügaval hinges ja südames teab, et tal, kui ta kukub, siis tal on see nii-öelda tugivõrgustik on olemas. Ja selleks on vaja empaatiat, selleks on vaja aega ja selleks on vaja seda tingimusteta armastust. Mis on armastus? Hea küsimus, on ju? Väga lihtne küsimus, aga väga raske vastata. Muide, alles hiljuti olin ühes sellises seltskonnas, kus küsiti ka, et kuulge, et mis värvi on armastus? Ehk et armastus kui selline on, ma ei tea, mina arvan, et see ongi elu. Sest sa oled sündinud armastuse energiast. Kui sa elad oma elu nii, et sa pöörad oma tähelepanu ja oma fookust võimalikult palju sellele, mis on sinu vajadus, mis on sinu kirg, mis on see, mis paneb sind päriselt elama. Kas see ei ole siis armastus? No, absoluutselt. See on armastus elu vastu, see on armastus iseenda vastu. Ma arvan, et ega sellele võib-olla mingisugust paremat definitsiooni nüüd küll ei ole. Aga kas sinu jaoks armastusel on värvi? Kui te tookord vestlesite seal, kas said sa selgeks? Kui ma nüüd päris ausalt ütlen, ma ei mäleta isegi, mis ma selle kohta ütlesin, aga täna ma tunnen, et värvi või ütleme hinnangu andmine eks ole ju? Sellele oleks liig, mis liig. Kui sa mõtled selle peale, et mis elu, et kui sina siit elust peaksid lahkuma, eks ole, ühel hetkel, siis mis elu sinu jaoks üldse nagu tähendas? Ma arvan, et ennekõike on see võimalus. Võimalus ise õppida, ise märgata, mis on olemas, mis on võimalik. Ja ma arvan, et minus on lihtsalt hästi suur tänutunne, et ma olen olnud osa sellest õppeprotsessist. Õppeprotsessist? Just. Sest mina ka õpin. Minul ei ole mitte kellelegi vastuseid, kuidas sa peaksid elama, mida sa peaksid tegema, milliseid valikuid sa peaksid tegema. Ammugi ei ole mul õigust ega vajadust isegi anda hinnanguid, kuidas seda peaks tegema. Aga ma arvan, et oluline on enda elule sellel surmatunnil tagasi vaadata kui tänulikule õppeprotsessile. Ja ma väga-väga loodan kogu südamest siiralt, et sellel hetkel minus ei oleks kahetsust, et midagi jäi tegemata. Sest aega enam ei ole. Kahetseda tasuks ainult seda, mis ongi just nimelt tegemata jäänud. Milleks ei ole jälle enam aega. Ja. Aga teada-tuntud kvantfüüsikud, nemad armastavad väga-väga öelda seda, et tegelikult on aeg lihtsalt meie välja mõeldud mingisugune asi. Tegelikult ei ole ju sellist aega, kui sellist üldse olemaski. Lihtsale inimesele proovime selle selgeks teha. Mis see tähendab, et aega pole olemas? Kell on praegu, mis see kell on? On, natuke on. Eks ole ju? Siiski ta on. Ta on. Mis tähendab aega, kui sellist pole olemas? Tead, ma arvan, et see aja küsimus on eriti tänasel väga-väga kiirel ühiskonna sellisel tohutul infomüra ajastul. See on hästi-hästi raske küsimus, aga mina olen selle enda jaoks kuidagi lahti mõtestanud sellisena, et vaata, aeg võib olla, aeg võib mitte olla. Aga kui sa pühendad siiski selle oma aja, mida sa arvad, et sul on või ei ole, iseendale ja sellele loomingule, mida sa tahad, et sul oleks see soovitud seisund, siis need minutid ja tunnid siin ei loegi. Sest sa oled kogu aeg ju seisundis. Ja seisundis olles, sellises enda jaoks vajalikus seisundis olles, pole oluline, kas sul on aega või ei ole aega. Siit tuli väga hea quote praegu. Korda nüüd see lausa nimelt üle, et saame siit nagu ilusa sellise Instagrami quote'i. Mis see nüüd oli? Ehk et kui sa oled pidevalt selles seisundis ja lood igas hetkes oma seisundit, kus sa tahad olla, siis ei olegi ajal üleüldse mingit tähtsust. Tõn-tõn! Quote is here. Väga hea.
ja see on see teadlikkus. Teadlikkus olla kogu aeg kohal, vaadelda, mis sinu sees toimub. Kui midagi kuskilt tasakaalust välja läheb, kohe tõmmata tagasi. Ja isegi kui läheb käest ära ja kuku siis. Olen mina ka kukkunud kordi ja olnud näoli muda sees, kohutavalt suures valus ja piinas ja kurbuses ja nii edasi ja nii edasi. Aga viimasel ajal, kui seda on juhtunud, siis isegi sellest on võimalik luua teatud naudinguga see väljatulek. Ehk et isegi see muda sees olemine, see augus olemine on teinekord nauding, sest sa tead, sa tunned, et see oli väga oluline õppetund. Seda auku kukkumist ei ole vaja seetõttu absoluutselt karta. Seda võib ka nautida. Ja ütled, kus ma nüüd olen, väga põnev. Ja no siis nutad ja ahastad ja see on väga raske. Aga siis kõrvalt üks osa sinust lihtsalt muigab. Et no nice. Ja. Et kuidas ta sealt nüüd välja tuleb? Mis tõttu see ongi just nimelt minu jaoks õppeprotsess, sest ma ju õpin seal. Kuhu siit edasi? Siit edasi hoian mina oma seisundit. Ja see seisund, ütleme sellises suures tervikus, siis seal on hästi palju selliseid omadussõnu ja selliseid väga olulisi selliseid väikeseid nüansse, mida ma tahan nagu edasi luua. Ehk et see on see sama elada kirega, nautida oma elu, teha valikuid hästi teadlikult, võttes arvesse mitte seda, mida ma tahan, vaid mida ma vajan. Ehk et elada oma elu pigem vajaduspõhiselt, mitte tahtepõhiselt. Mille kohta mõni ütleb, et tule peast südamesse. Jah, täpselt nii ongi. Ehk et see, milliseid samme reaalselt ma selles elus vastavalt nüüd nendele märksõnadele teen, ega ma ei tea. Aga minu taotlus ja taotluslik seisund on ikkagi see, et olla just nimelt selles uudishimus, selles kires, soovis elada täispotentsiaalis. Nii ongi. Kui sa peaksid nüüd tavainimesele andma nõu, et alustaks oma hommikut, ütleme, inimene, kes ei ole nii teadlik, inimene, kes ei tea, kuidas õigesti mõtelda, siis anna talle lihtsale inimesele nõu, et kuidas alustada oma hommikut. Anname mingi 3 meetodit, kuidas alustada oma hommikut nii, et see oleks õigesti alustatud. Ma arvan, et inimese selline kõige lihtsam võimalus ennast tuua oma enda tasakaalu ja keskmesse on kas või see, et kui sa hommikul ärkad, siis enne kui sa oma silmad avad, nii. Tuletad endale korrakski kas või meelde seda seisundit, seda tunnet, mida ta tänase päeva jooksul tahaks tunda. Ja minna korra lihtsalt selle tunde sisse ja hingata paar korda. Ja tunda seda tunnet. Lihtsalt sellesse tundes. Järgmine samm on see, et ta mõtleb, mis on see tänane päev, et millised võiksid olla need tegevused, mida ta teeks, et seda seisundit saavutada. Et minu jaoks on see teinekord, ma toon mõne näite, on see, et kui ma ärkan üles, siis kui ma tean, et mul on täna, vaja kliente vastu võtta, et see seisund, mis minule täna vajalik on, et mida ma saaks teha, ongi just nimelt see, et kuidas ja mismoodi ja kui palju ma saan anda täna oma klientidele sellist, et see nende jaoks kasulik oleks. Ma mõtlen nende mõtete, ma mõtlen nende sõnade peale, ma mõtlen selle seisundi peale. Ja kolmas teema on see, et ikkagi iga päev, kas või minu poolest iga paari tunni tagant endale just nimelt seda seisundit meelde tuletada. Mõelda selle peale, kas ma viimase 3 tunni jooksul olin selles seisundis ja mida ma mõtlesin, mida ma tegin selleks, et seda seisundit saavutada. Mis on see taotletud seisund? Kõigepealt. Ja siis korraks meenutada endale, millal see seisund viimati oli. Ja kolmandaks praktiseerida seda päeva jooksul veel. Ja siis, kui keegi pereliige sind sellest seisundist ikka väga konkreetselt maha lükkab, siis kuidas kiiresti tagasi tulla? Kui sa oled selles seisundis, siis tal ei ole võimalik sind maha lükata.
sest sa ei reageeri sellele. Mäletad, ma rääkisin tornaadost. Kui sa oled selles tornaado silmas, siis sealt võib mingi väike sutsakas sul läbi käia. Sa ei oska sellele enam samamoodi reageerida isegi mitte, kui sa oled selles seisundis. Kui näiteks mees tuleb oma soovidega ja sul on just parasjagu käsil oma endaga tegelemine ja mees tuleb sisse oma soovidega, oma mingisuguse asjaga, siis ma pean endale tuletama meelde selle seisundi tornaado silm, mitte ignoreerima teda, vaid ütlema, et ma olen silmas. Sa võid seda öelda. Mina seda niimoodi ei ütle. Aga ma toon sulle ühe näite. Okei, sa ütlesid, et mees tuleb, eks ole, aga oletame, et sulle tuleb vastu või tuleb sinu juurde inimene, kes nii-öelda ründab sind millegiga, ütleb sulle midagi mürgist. Nii. Sest tihtipeale ju konfliktid hakkavad sellest, et keegi tuleb ja teeb nii-öelda sutsaki sulle. Ütleb midagi mürgist või midagi sellist, mis sulle tundub, et nüüd see nagu läks mulle hinge. Siis mida mina praktiseerin, on see, et ma mitte ei ütle talle vastu. Nüüd sain ära teha. Vaid ma peegeldan talle vastu. Teadlikult siis? Teadlikult ja küsin, et palun nüüd aita mul aru saada, mida ma tegin sellist, et sa tulid praegu mind ründama või et sa teed mulle tahtlikult haiget. Ehk et sa tegelikult pöördud tema poole hoopis teistmoodi, sa mitte ei vastandu, ei anna talle nii-öelda ühele rünnakule, ei vasta rünnakuga, vaid sa pöörad otse kui selle teistmoodi, teistpidiseks ja palud sellel inimesel nagu selgitada, et miks ta tuleb ja ründab sind. Liis, kust leiab inimene täna sind üles? Täna ma tegutsen Tallinnas ja aeg-ajalt käin ka tegelikult Tartus ja Pärnus, sest et Tallinnas lihtsalt kõik inimesed ei jõua. Mul on hetkel tööks vajalik kontor Tulika tänaval, aga juba sügisest olen ma alustamas koostööd täna 2 Eesti ühe sellise väga hea pilatese õpetajaga. Sest ka nendega oleme me arutanud neid inimese sellise tervikuna käsitlemise asju väga-väga pikalt. Ja me leidsime, et oleks igati õiglane ja vajalik luua üks selline omaette keskkond, kus inimene saab seda toetust ja seda peegeldust ja seda teraapiat nii füüsilisel kujul, tehes siis kas pilatest või kinesioloogiat või siis üleüldse võttes arvesse ka erinevaid füsioteraapia selliseid aspekte. Ja samamoodi ka siis minu poolt, et kui ma aitan aru saada ka siis veel nii-öelda sellisest psühhosomaatilisest infovälja osast, et täna saab öelda, et sügisest on siis selline terviklahendus avatud, nii et praegu on selline loomisprotsess, et üsna varsti siiski leiab meid ka ikka veel jätkuvalt Tallinnast, aga siis juba natukene teistsugusel kujul võib olla. Väga tore, Liis, aitäh selle imelise intervjuu eest, väga huvitav oli ja ma soovin teile tublidele väekatele naistele jõudu ja jaksu ja tahtmist, et sellest ühisest energiast kasvaksid sellised suured asjad. Aitäh! Aitäh!